Jalutan metsas ringi ja mõtlen äkki leian mingi kopra või midagi. Oi, koprapesa! Lähme vaatame lähemalt. Oberkurva. See vist on rohkem bushcraft. Tundub, et ei ole kobras. Keegi inimene ikkagi olnud, kes selle teinud on. Kuigi siin on vesi ka juures. See ei ole küll vooluvesi, aga kobrastele meeldib, kui on mingi jõgi või kraav, siis saab tammi ette ehitada, aga see on täiesti mäe otsas järve kaldal. Nii. Päiksevalgus vist väga ei soodusta. No, vaatame, äkki saab seest paremaid kaadreid. Siukene mõnus bushcraft. On natukene madalam kui minu peakõrgus. Aga siuke lihtsalt kokku laotud. See on nagu kahearulise puu vahel ja siis on lagi. Keegi on siin lõket teinud. Ja siis sein on lihtsalt kokku laotud, ühtegi naela ega midagi ei ole. Kõik on lihtsalt ise kokku laotud. Nii. Me läbi ka. Siin on vist veidi toorainet veel maha jäänud. See on mingi tormiga ümber kukkunud puu. Ja siis päikseloojang on teise pool. Ei kujuta ette, kuidas see päike võib-olla pimestab ära. Varsti, kui päike on alla läinud, siis ma vaatan uuesti üle. Ja sealt tuleb üks kobras. Ta näeb kopra moodi välja. Aga tegelikult on ta Aljoša, mitte pronkssõdur. Pronkssõduril hakkas filtri teel igav ja siis ta tuli metsa ja ehitas bushcraft hoone. Ei, tegelikult see on bushcrafter Aleksei. Teiselt poolt on see teistsugune. Siin on mõned kivimüürid ka. Kui see oleks jões, siis see oleks ka päris korralikult kopra tammi moodi. Esimest korda, kui ma seda nägin, siis oli ta umbes sealt puust kuni siis kuskile sinna maani. Nüüd on mingi 20 meetrit pikem. Müüri all osa on kividest laotud. Kuna see on täidetud karjääri osa, siis siin igal pool vedeleb kivisid, siis neid on lihtne korjata. Siis kohalikud koprad on siin veel ehitanud püstkoja. See näeb nagu ka siuke kopra arhitektuur välja. No tegelikult see on see sama bushcrafteri tehtud. Et kes tegi selle müüri ja selle katuse, tegi selle ka. Siin vedeleb hästi palju igasuguseid maha kukkunud puid ja oksi, siis nendest annab teha. Siukest lahedat asja, see on putukad ja igasugused tegelased käivad. Ja siis mõned putukad, kes suitsetavad kanepit ja jätavad pudeleid igale poole vedelema. Okei. Võt. Veidi on lagastatud, et seda peab aeg-ajalt koristama ka. Et ta koristas ka seda natuke. Muidugi mitte viimasel ajal, aga selline.
nagu Hiina müüri juurde oleks sattunud. Siin elavad ka rotid. Nad on nagu lemmikloomad. Neile on siia süüa pandud. Siis nad ongi lemmikloomad. Praegu pole ühtegi näha. Ka siuke maha kukkunud puudest ja oksajuppidest ja kividest laotud müür, mis on umbes, ma ei tea, 30 meetrit pikk või midagi sellist. Päris Hiina müüri mõõtu välja ei anna, aga midagi ikka. Ta on ladunud kividest mitu müüri kokku. Siukse ja sellise. Ja siis seal on see põhimüür. Ta ise nimetab ka seda ainult müüriks. Ja siis seda katusega asja ta nimetab portaaliks, mis seal järve ääres on.